Foodler on platvorm, kus saab osta toidukohtades õigel ajal müümata jäänud toitu soodsama hinna eest. Foodleris saab ka hästi kiiresti toitu kätte ja lisaks Foodlerist ostes päästad ka sa loodust, et muidu see toit läheks raisku ja siis sa selles mõttes vähendad toidu raiskamist. Ja me alguses tegelikult tõesti arvasime, et tudengid on meie peamine kasutajagrupp nii-öelda, aga kui me nüüd oleme 2 kuud tegutsenud, et siis oleme avastanud, et tegelikult kõige rohkem inimesi, kes Foodlerit kasutavad, on just tööinimesed, kellel on kiire elutempo. Ja kes peale tööd saavad kiiresti endale selle lähedal olevast restoranist Foodleri pakkumise võtta soodsa hinna eest ja siis koju minna ja hoiavad aega kokku ja raha ka, et ei pea enam kodus süüa ise tegema. Ja säästavad loodust. Ta võtab telefonis või arvutis lahti lehekülje foodler.ee ja siis valib välja endale sealt sobivad pakkumised sobivast restoranist ja seejärel teeb seal makse ja siis läheb restoranist, haarab toidu kaasa. Kokku visatakse Eestis just seda valmis toiduasutustes visatakse ära 13 miljonit, et 10% sellest on restoranides ja ülejäänud on toidupoodides. Et me üritame sealt vähemalt suure osa sellest ikkagi päästa. Praegu me kasutame sotsiaalmeedia turundust, nii maksvaid reklaame kui ka ise teeme postitusi ja lisaks tahame tulevikus tegelikult rohkem teha erinevaid kampaaniaid toidu raiskamise vähendamiseks ja just näidata inimestele, et see toit, mis läheb raisku, on tegelikult täiesti söödav ja ei tohiks tegelikult raisku minna. Kui alguses restoran ühineb meiega, siis me teeme neist eraldi postituse sotsiaalmeediasse, et inimesed oleksid kursis, et näete, et selline lahe restoran ühines meiega ja iga päev paneme me enda Instagrami story'sse siis kuvatõmmise nendest pakkumistest, kus on samuti näha siis aktiivseid restorane. Ja lisaks teeme ka nende restoranide toitudest pilte ja ongi see, et nad saavad ka sealt päris palju reklaami, et kui meil Instagramis teeme nende väga ilusast toidust pildi, siis inimesed kindlasti uurivad edasi. Et näiteks 3 tilli, kui alustasime nendega, siis nad jagasid ka meie lehte ja selles mõttes ütlesid, et nemad hakkavad koos meiega toidu päästmist koos eest vedama, siis see sai väga populaarseks ja see aitas ka neil tegelikult mainet parandada ja näitas, et nende väärtused on ikkagi õiges kohas. Et see postitus oli üks nende populaarsemaid. Hetkel on 10 restorani Tartus ja Foodlerist on soetanud pakkumisi ligi 200 inimest. Me ikkagi üritame seda balansis hoida, et kui tuleb rohkem kliente, siis haarame rohkem restorane enda juurde, et ei läheks see nagu balansist välja. Meie jaoks on väga tähtis, et nii restoranid kui ka kasutajad oleksid õnnelikud. Et kui meil kaoks ära, ütleme nii, et on liiga palju restorane ja kasutajaid ei ole, siis restoranid ei viitsiks enam panna enda pakkumisi ülesse. Ja vastupidi, kui oleks, siis kasutajad ei viitsiks meie lehel käia, kui seal ei ole piisavalt pakkumisi. Säästa raha, päästa loodus. Ja pange sinna juurde ja saa kõht ka täis. Säästa raha, päästa loodus ja saa kõht täis. Meie arvestame siis müüdud toidu käibelt 20% vahendustasu. Ütleme nii, et meie marginaal on selles mõttes väiksem, et sealt läheb veel maha see maks ja teenusetasu, et millega peab ka arvestama.
tänu Fudlerile sa säästad oluliselt rohkem raha, aega ja sa oled ka hea inimene, sest sa päästad loodust ja vähendad toidu raiskamist. Aasta pärast me kindlasti kasutab enamus restorane Eestis Fudlerit ja ka toidupoed ja lisaks oleme laienenud ka Lätti ja Leetu, kus me üritame siis käima saada. Ma nimetaks peamisteks konkurentideks võib-olla isegi toidupoodide Soojalette. Mingil määral võib-olla Bolt ja Wolt. Jah, Bolt ja Wolt ka tegelikult. Vägev, aitäh teile! Aitäh teile, issand, kaua, 1,5 tundi kasutasin.